Üks, mis meid aitab välja tulla kaotusseisudest, on alati suunata teadlikult fookus mujale. Mida ma sellega silmas pean? Toon näite. Kui ma kunagi esimest korda elus äris kõik kaotasin ja olin väga kehvas seisus, sõna otseses mõttes, siis ma viisin oma praktiliselt võiks öelda viimase raha tennisetreenerile. Te mõtlete, et tobe, muidugi tobe pealt näha, aga mis see andis? See andis seda, et iga kord, kui ma olin trennis ja kui ta mulle neid palle ette lõi, siis kogu mu fookus oli ainult nendel pallidel. See tähendab seda, et mu aju puhkas ja sai nii-öelda ennast koguda. Mitte mõelda sellest, mis oli toimunud, mitte muretseda selle pärast, mis hakkab toimuma, vaid ma olin nii-öelda seal ja praegu. Te ei pea võtma tennisetreenereid mõttetu, ütleme ausalt. Tähendab muidugi, kui te tahate saada profimängijaks või oma taset tõsta, aga tegelege ja võtke endale tegevus, mis hakkab teil iga päev tõmbama fookust sellele tegevusele ja ainult sellele tegevusele. Kas või näiteks keeleõpe. Selle asemel, et scrollida seal meedias, mis jälle toimub hullu ja õudsad, parem võtke hakkake suvalist keelt õppima. No, või siis näiteks inglise keelt, või siis näiteks hispaania keelt, või mingit niisugust, millest teil on ka kasu. Ja pange endale see, et ma igal päeval seda teen. Kui jääb mõni päev vahele, las jääb, aga fookus on seal. Või teine variant, hakkake siis sportima. Tehke seda seal trennisaalis ühte sama harjutust või kodus. Ja kogu mõtte asjas on just see, et kus on fookust nõudev tegevus, see annab meile võimaluse kiiremini taastuda just sellepärast, et meie aju ei saa tegeleda igasuguste minevikumälestuste ega tuleviku hullude stsenaariumite genereerimisega. Ehk siis see on lisaks teile kasulik, kui te uusi asju õpite või enda keha tugevamaks saate, panete ka vastu hiljem rohkem ja teil kasvab eneseusaldus ja enesekindlus. Ehk siis fookus mujale.